Tšauki, mina olen Nele Kirsipuu. Täna me hakkame tegema koos ühte asja või ma näitan, kuidas teha piparkoogid ainast. Jõulud on eks ju kohe ukse taga, juba hakkab detsember, on käes detsember ja siis tehakse igasuguseid sööke ja on siuke mõnus meeleolu ja kui sa teed piparkooke, siis tuba on täis seda piparkoogi lõhna ja kõik on nii väga super. Eile ma tegin esimest korda elus ise piparkoogid ainast koos vanaemaga koos ja ma annan sulle ka nagu selle retsepti ja seda saad vaadata, kuidas seda teha ja ise ka proovida. See on niimoodi, et see võtab nagu päris palju aega ja mäkerdamist, et kui nagu endal aega võtta, siis saab sellega ilusti hakkama. Kui eriti nagu aega ei ole, siis pigem osta nagu poest ja teha ikkagi, et oleks piparkoog tehtud. No igatahes ta tuli välja täiesti nagu päris, on ju. Piparkoogi taigna tegemiseks on sul vaja kilo jahu, 250 grammi võid, piparkoogi maitseainet, 150 grammi tumedat suhkrusiirupit, 2 teelusikatäit küpsetuspulbrit, sidrunit ja 3 muna. Kõigepealt võtta endale kõige suurem pott, mis sul on, et oleks kohe hea segada ja midagi ei valguks üle. Pane potti 250 grammi võid, 750 grammi suhkrusiirupit, kuumuta seda segades kuni keemiseni ja kohe kui keema tõuseb, tõsta tulelt ära. Siis lisa pool pakki piparkoogi maitseainet ja sega kõik see kokku. Umbes 15 minuti pärast lisa sellele segule natukene jahu ja selle jahukuhja peale tuleb panna küpsetuspulbrit niimoodi, et sa saad ainult jahuga nagu selle küpsetuspulbri ära segada. Sa võid tegelikult seda teha ka eraldi kausis, et nagu väike kogus jahu ja siis võtad küpsetuspulbri, pigista talle natukene seda sidrunihapet peale, sega jahuga kokku ja siis sega selle seguga kokku. Meie panime nagu natukene maitseks, riivisime sidrunikoort ka sellele segule. Sega see kõik väga ilusti ära ja lase seista, kuni ta on nagu päris nii jahtunud, et kui on tunda, et kui muna lisades, siis muna nagu ei kallerduks või ei läheks selleks, ei küpseks ära. Võta 3 muna ja sega need omavahel selliseks, ei pea vahtu ajama, aga et sega need kõik nagu selliseks ühtlaseks ja lisa sellele taignale ja sega kõik see ära. Ja nüüd kõige lõpus tuleb panna siis kogu see ülejäänud, mis sellest kilo jahust üle jäi, tuleb kõik panna sinna potti. Kuna seal on nüüd nii palju jahu, siis peab hakkama seda kätega nagu mätserdama ja et see taigen tuleb nagu niimoodi täiesti saab valmis. Ma pean ütlema, et on väga raske saada ära seda kätelt, et mina võtsin lihtsalt noaga ja lükkasin ta nagu sõrmedelt ära sinna nii palju, kui ma sain üle, et nagu noolisin ise ära, sest see tainas on juba nagu toored väga hea või ta on nagu siuke magus ja need piprad ja kõik need on nagu väga head. Ta on üsna valguv, aga kui ta on külmkapis, siis ta on täiesti kõva nagu, või selline nagu ikka poest ostes taigengi on. Vanaema mul muidugi ütles, et mitte nagu kohe panna külma, sest et ta natukene veel nagu mõjub selles soojas, et umbes, ma ei tea, mingi tunnike võiks ta veel väljas olla ja siis panna nagu kappi ära ja see kestab nagu nii kaua. Sa võid seda neid tükke võtta ja see kogus on päris suur, mis sellest ühest korrast tegemisest tuleb. Aga ma soovitan teha kogu selle kilo jahuga ära, sest et see on üsna suur mäkerdamine või kogu see kleepuv, see suhkrusiirup ja et korraga võib teha nagu, see võid teha isegi 2 kilo nagu, sest et see läheb niikuinii ära, see ju, kui detsembri alguses siin teha piparkoogi tainast, siis jõuludeks on see niikuinii otsas, et pigem juba teha rohkem. Ma tõingi nüüd enda ema juurde ka seda tainast ja ta on, muidu eile ta oli ju täiesti vedel, aga nüüd ta on ju täiesti, kuna ta on külmas on, ta on täiesti piparkoogi tainas. Täiesti väga hea tainas. Ja ise tehes on lihtsalt teada, et siin see nagu näed silmaga ka kõik, mis siia sisse läheb. Mulle nagu see meeldib. Siin on minu teadmised teile. Ja see retsept, mida me kasutasime, on minu vanaema ema selline retseptivihik. Sellel oli üles kirjutatud, et ammuste aegade järgi. Retsept ammuste aegade järgi. Lahe. Okei, ole tubli, häid saabuvaid jõule. Minu soov on see, et jõulude ajal teeks ikkagi midagi ise, et need ostetud igasugused rõõmud ja kingid on juba nagu minevik või see ei ole nagu väga lahe. Et teeme ise asju. Ole tubli ja ole tubli.
tšau, kakao!